Araablaste kalleim vara on nafta, venelastel teemantid ning soomlastel koobalt ja kuld. Eesti kullaks on aga kujunemas hoopis turvas. Kui te mõtlete, et mina olen nüüd otsapidi sattunud kahe täiesti suvalise mullahunniku vahele, siis tegelikult nii see ei ole. Need minu kõrval on turbamäed ja just turvas on saanud viimastel aastatel Eesti mõistes justkui kullaks, sest turbaga panustame me igal aastal väga olulisel määral toidujulgeolekusse. Turvast kaevandatakse lisaks Eestile peamiselt vaid Soomes, Lätis ja Leedus. Eesti üks suuremaid turbatööstuseid asub linnulennult vaid 10 kilomeetri kaugusel Pärnust, väikeses Nurme külas. Just seal antakse igapäevaselt panus sellesse, et meie lauale jõuaksid olulised toorained. Poelettidel on näiteks lausa 1/3 kriisist kasvatatud turbal. Tegelikult mingisuguse saatuse iroonia tõttu me oleme Eestis jõudnud sellisesse kummalisse olukorda, kus kunagisest nõndanimetatud kartulimaast on saanud maa, mille enese võime tarnida endale köögivilju on langenud alla 35%. Kuidas me selleni jõudnud oleme, mina ausalt öeldes seda öelda ei oska teile, aga nii see on. Seega, meie peame panustama riikidesse, kes veel jätkuvalt toodavad köögivilju, kus me saaksime neid osta, olgu see siis nüüd Hispaania, Marokko või kus kaugemal Hiina, siis nii ongi, jah. Juuni alguses avati Nurme külas ka täiesti uus tootmine, mis tähendab, et nüüd on olemas võimekus toota kuni 1 000 000 kuupmeetrit turbasubstraati aastas. Kogu protsess algab aga esmalt kaevandamisest ja alles siis jõuab see kullahinnaga maavara tootmisesse. Nüüd me oleme otsapidi jõudnud turba tootmisse, vaatad kõige põnevasse ossa, siin on ruumis on kohe õhus selline mõnus turbalõhn ja kui te vaatate neid rohelisi tünne, rahvakeeli tünne, siis sealt jooksevad kokku erinevat tüüpi turbad, neile lisatakse väetis ja lubi ja siis edasi liigub see juba pakendusse. Väga laia inimese jaoks on turvas ja muld üks sama, aga nad kaugeltki ei ole. Need on absoluutselt 2 erinevat asja. Üks on mineraalne aines, teine on orgaaniline. Turvas on ju tegelikult 99% ulatuses orgaaniline aine ja tema on põhibaas kasvusubstraatide tootmisel, mida kasutatakse siis nüüd nendes kasvuhoonetes taime tootmisel. Me toome need erinevad tüübid siia, siis me sõelume need või jagame selle turba 7 erinevaks fraktsiooniks ja siis me põhimõtteliselt need erinevad tüübid segame omavahel erinevates proportsioonides kokku. Turba kui tooraine järgi on täna Eestis defitsiit, mistõttu tuleb seda mingis osas substraadi tootmiseks ka sisse osta. Nõudlus kasvumulla järgi tõuseb aga iga aastaga ning kõikide prognooside kohaselt järgmise 5 aasta jooksul juba 2-kordistub. Kõige suurem klient meie jaoks täna on kindlasti Hiina Rahvusvabariik ja Aasia laiemalt. Teine koht on kindlasti Araabia maad ja siis Põhja-Aafrika. Kuigi enamasti varustatakse viljaka kasvupinnasega suuri tööstusi, siis oma osa jõuab endiselt ka siinsete hobiaednikeni. Kuigi hea kraam on turba näol ikkagi piiratud, arendatakse täna juba ka välja uusi lahendusi. Kindlasti turba osakaal suureneb, aga me toome sisse ka laias määras erinevaid muid koostisosi substraatidesse, sellepärast et järgmine suur käivitatud projekt on puuvilla tootmine, kus me tahaksime toota kuskil 150–200 000 kuupmeetrit puuvilla aastas. Siin minu selja taga toimub nüüd üsna lärmakalt turba tootmise lõppfaas ja nagu te näete, siis sealt ülevalt tuleb see turvas sisse, masin pressib ta kokku 6000 liitri kaupa, edasi liiguvad valmis pakid lindile ja siis juba laia maailma edasi.